Paul, ma soovin sulle palju õnne, esimene meistritiitel. Räägi, kuidas võit tuli? Võit ei tulnud kergelt, et eile, kui pidi enne starti hobuseid valima, siis tund aega enne ma alles otsustasin kumma hobuse kasuks, aga ütleme, et lõppkokkuvõttes poleks vahet olnud, et isegi teine hobune oleks täna kullale tulnud, et mõlemad hobused hüppasid ikkagi lõppkokkuvõttes väga hästi, aga sõita oli keeruline, et ei olnud kindel, kuidas hobused hüppavad, et ei ole olnud nii suuri võistlusi enne see aasta kordagi ja Perilas me saime küll 2 nädalat tagasi proovida korra, aga see oli ainult natuke näpu otsaga. Sai katsuda seda kõrgust, aga siin said aru, et ikkagi hobused hüppavad ja kõik on hästi. Kas sa mõne hetke kahetsesid ka oma hobuse valikut selle võistluse ajal? Ei kahetsenud kordagi selles suhtes, et ei kahetsenud, et kui eile esimese sõidu ära tegin ja täna ka, et ma ei kahetsenud, et ma teadsin, et valik oli õige. Sinu ennustus medalikolmikule, kas läks täppi? Ei läinud kahjuks kuidagi moodi, et panin panused endale küll ja Urmasele ja Klettenbergile, aga neil täna ega eile nii palju õnne ei olnud, et ainult mina jäin siia kolmikusse järgi. Räägi nendest radadest ka natuke. Soomlasest rajameister tegi päris head tööd siin eelnevate võitjate arvates. Kuidas sulle tundus? Jaa, me oleme teda oma võistlustele juba 2 aastat kutsunud ja me oleme temaga väga rahul olnud ja teised on ka vist rahul olnud ja see on selle noore rajameistrile väga suur tunnustus, et ta kutsuti siia meistrivõistluse tegema ja ta on kindlasti ambitsioonikas rajameister ja tahab jõuda tulevikus kaugele, et ma arvan, et me oleme kõik rahul nende radadega ja oli midagi uut ja põnevat. Sa ütlesid enne, et sa tegelikult sõitsid hõbeda peale. Ütlen, et tegelikult on ju hea tunne, et sa võitsid. Ikka on hea tunne, aga ei, kindlasti on väga hea tunne muidugi, aga arvan, et mõnel teisel aastal oleks sõit olnud hõbeda sõit, mitte kulla, et täna oli lihtsalt õnne rohkem. Mis sa veel ütleksid lõpetuseks oma konkurentidele, kes täna jäid medalist ilma? Ärge pead norgu laske ja lähme edasi. Ja kuidas sa lähed järgmisele võistlusele vastu, mis on juba järgmisel nädalavahetusel siin MK-etapp? Kindlasti andis kindlustunnet kõvasti juurde ja ootan juba põnevusega. Aga siis kohtume järgmisel nädalal. Tänud, jah.